sisu on üldine Pallast tutvustav küsimustele vastamine ja täna on siis teie küsimustele vastamas meie õppeosakonna õppejuhid Janne Kasemets ja Piret Mägiste, kes lehitavad sealt. Ja mina olen Pallase õppeprorektor Kristina Tamm ja kuigi tavapäraselt me oleme võtnud avatud uste päeval huvilisi vastu koolimajades, siis sellel aastal me ikkagi leidsime võimaluse natukene pakkuda teile ka sissevaadet Pallase hoonetesse ja Pallase osakondadesse, et sellist vaadet te saate meie kodulehel erialade juurde minnes, leiate sellised osakonda tutvustavad videod ja samuti on teil võimalus siis täna liituda erinevate Pallase osakondade infotundidega. Aga meie oleme siin selleks, et rääkida siis natuke üldiselt Pallases õppimisest, sisseastumiseksamitest, ajakavast ja muust. Ja samuti siis ootame teie küsimusi. Et võib-olla esialgu ma paari sõnaga ütlen üle, mis see Pallas on. Et kui te juba olete siia tulnud, siis tõenäoliselt te juba teate, et Pallas on Eesti ainuke rakenduskõrgkool, kus saab õppida kunstidisaini ja konserveerimise ja restaureerimise erialasid. Ja meil on siis 4-aastane rakenduskõrgharidusõpe ja õppida saab 7 erialal. Ja 7 eriala, aga lisaks sellele on siis võimalik meil ka mitmel erialal spetsialiseeruda ja jälle need suunad, mille vahel siis on võimalik valida, on kunst, disain ja konserveerimine ja restaureerimine. Et ilmselt olete te tänaseks juba valinud välja endale huvipakkuvad erialad ja erialade kohta saate täpsemaid küsimusi siis juba küsida vastava eriala infotunnis. Aga meil on juba ees sisseastumiseksamid, kuupäevad on paigas ja ka sellel aastal siis toimuvad Pallase sisseastumiseksamid virtuaalselt. Et eelmise aasta kogemus andis meile selle otsusejulguse ja olemegi siis valmis vastama nii sisseastumiseksamite kohta kui ka edasise õpitee kohta meie kõrgkoolis. Et palun võite kohe alustada küsimustega. Esialgu, kui veel natukene mõtlete või kuulate või julgust kogute, siis võib-olla me saame vastata veel sellistele küsimustele, mis on meile juba ette saadetud. Et on siis üldiseid küsimusi sisseastumiseksamite ja õppetöö kohta. Et võib-olla see õppetöö küsimus on praegu aktuaalne, et need, kes hetkel õpivad gümnaasiumis või mõnes teises õppeasutuses, teavad väga hästi, mis see kaugõppe või distantsõppe on. Pallas on rakenduskõrgkool ja rakenduskõrgkooli erialade puhul on väga oluline just sellisel praktilisel õppel, reaalsete praktiliste oskuste omandamisel praktilise õppetöö kaudu. Ja kuigi ka eelmisel kevadel me orienteerusime ennast ajutiselt natukene ümber ja püüdsime ka praktilist õpet osaliselt siis kaugõppes läbi viia, siis sellel aastal oleme me väga hoolega planeerinud oma õpet niimoodi, et teoreetilised ained tõesti sellel aastal on praktiliselt täies mahus meil olnud kaugõppes e-õppena, aga praktiliste ainete puhul alates siis üldainetest nagu joonistamine ja lõpetades siis erinevate erialaainetega me oleme ikkagi leidnud võimaluse, et üliõpilased saavad ka praktilist õppetööd läbi viia. Ja praegusel keerukal ajal on meil võimalik ikkagi üliõpilastel siis individuaalset tööd teha kooli töökodades, stuudiotes eelregistreerimise alusel. Et tegelikult see kontaktõpe meil sellel õppeaastal ei ole hetkekski katkenud, vaid me oleme kogu aeg seda ümber organiseerinud. Ja on küsimus, et kas järgmisel sügisel algab kõik kaugõppena. Et praegu võime öelda, et Pallas vaatab ikkagi optimistlikult tulevikuga selle praeguse kogemuse pealt
ja loodame, et sügisel on viirusolud paranenud, rohkem on vaktsineeritud, et ka meie õppejõud on kõik vaktsineeritud, kes seda on soovinud. Ja praegu me planeerime uut õppeaastat ikka niimoodi, et me arvestame vähemalt praktiliste õppeainete osas kontaktõppena ja suure tõenäosusega või kindlasti see õpe saab olema paindlik, et me kasutasime juba sel õppeaastal kindlasti varasemast veel rohkem e-õppemeetodeid, e-kursusi, Moodle'i keskkonda, Office 365 keskkonda, sedasama Teamsi, kus te praegu olete, aga sügisel sisseastujad kindlasti saavad ka praktilisi õppeaineid hakata läbima vähemalt osalises kontaktõppes. Me loodame, et ka suuremamahulises kontaktõppes juba sügisel. Kas selle kohta on veel täpsustavat küsimust või mõne muu teema kohta? Mina võib-olla siis ütleks vahele. Tere, mina olen Janne õppeosakonnast, et Kristjan ilusti seletas ära meie õppetöö läbiviimise põhimõtted ja kuidas on planeeritud siis sügissemestri õppetöö. Ja kui teid huvitab, kes käivad tööl või mõtlevad nii-öelda töö kõrvalt tulla õppima, et siis mina soovitan soojalt vaadata meie tunniplaane, selle kevadsemestri tunniplaane ja seda saab avalikus vaates juba teha, et meie õppeinfosüsteemis tahvel.edu.ee on võimalik siis minna vaatama tunniplaane. Ja meil on niimoodi, et on erialaosakonna tähis, näiteks tekstiil on suur T ja siis on vastuvõtuaasta tekstiil sidekriips 20 on esimene kursus ja te juba näete siis neid tunniplaane, et kui tihedad nad ikkagi nädalate lõikes on. Aprilli lõpuni on siin perioodiline õppetöö, et siis te näete juba selle järgmise nädala tunniplaani, et missugused need nädalad ikkagi võiksid olla ja kui tihedalt näiteks neid eriala loenguid ja üldaineid on, et oskate paremini võib-olla planeerida, et kas ikkagi teie töö kõrvalt oleks võimalik niimoodi õppida. Ja aitäh! Ja mina olen Piret, tere, ja ma lisaksin võib-olla siia seda juurde, et need, kes on varem õppinud kusagil kõrgkoolides või näiteks olete oma varasema töö käigus teinud midagi kunstiga seonduvat, mida oleks võimalik õppekava täitmiseks üle kanda, siis seda saab teha võtta kaudu ehk siis varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine. Et kui te käite tööl, aga te olete varem kuskil kõrgkoolis õppinud, siis võib seda ka arvestada, et võib-olla mingid asjad te saate võtaga üle kanda. Et natukene see üleminek töölt õppimisele oleks ka võib-olla mitte nii ränk ja raske, et seda võimalust tasub igal juhul kaaluda, kui keegi on varem õppinud kusagil kõrgkoolides. Näiteks Sofiat, kunstiajalugu, sellised teoreetilised asjad või on olnud tõesti, kas erialaga seoses olete töötanud kunstivaldkonnas, teinud mingisuguseid projekte, mida saaks praktiliste asjade katteks arvestada, et see on üks võimalus lihtsalt. Jah, et me väärtustame kindlasti ka teie eelnevat töökogemust ja õpikogemust, et kui see on seotud erialaga ja on andnud teile selliseid õppekava läbimiseks olulisi oskusi, siis kindlasti tasub seda kasutada ja arvestada. Aga see sama teema läheb natukene edasi ka ühe küsimuse juurde, mis on meile siis saadetud, et kuivõrd palju arvestatakse sisseastumisel eelnevalt läbitud koolitusi tõendite tunnistuste näol. Et tõenäoliselt mingid koolitused, mis puudutavad eriala, kuhu te soovite sisse astuda, et kindlasti tasub nendest rääkida motivatsioonieksamil. Et kui te olete erialaeksamid edukalt läbinud, teid on kutsutud motivatsioonieksamile, siis tõesti kiitke ennast nii palju kui võimalik ja tooge ka esile oma varasemad läbitud koolitused. Aga vastuvõtt üldiselt käib meil sisseastumiseksamite soorituse baasil ja hiljem tõesti need samad läbitud koolitused, võib-olla mõni neist on sellise sisuga, et tõesti te saate arvestada mõne õppekava õppeaine hoopis võtaga. Ja siin on ka küsimusi selliste varasemate kogemuste, et alati küsitakse nii erinevate erialade lõikes kui ka siis üldiselt, et kas ma saan kuidagi valmistuda nendeks sisseastumiseksamiteks. Et me alati ka vastame, et selline põhiline asi on ikkagi huvi selle eriala vastu. Et olge uudishimulikud, käige silmad rahti ringi, juhul kui te ei ole ka kunagi
varem käinud kas lastekunstikoolis või põhjalikumalt selle erialaga veel tegelenud, kooli tullakse eriala õppima, aga kui see on teie südamesoov, kui see pakub teile huvi, siis on teil võimalik seda kõike ka õppida. Et selles mõttes tõesti me ei eelda, et te olete läbinud selliseid täiendkoolitusi juba ette või koolitanud ennast selles valdkonnas. Et teie eeldused ja huvid selguvad sisseastumiseksamitel ja motivatsioonieksamil. Nii, aga küsige nüüd teie ka natuke. Me võime rääkida siin tundide kaupa. Et siia on chati tulnud küsimus, et kui suur on tavaliselt konkurss maaliosakonda. Nii, et kindlasti see viimastel aastatel on see olnud üle 2, Janne kohe kiiresti ilmselt veel kontrollib, et eelmisel aastal oli meie konkurss natukene kõrgem kui varasematel aastatel keskmiselt, aga see huvi meie erialadele keskmiselt ikka on vähemalt sinna 2,5-3 kanti ühele kohale, aga on ka siis erialasid, kus see konkurss on kõrgem. Ja maaliosakond on selline, ma ütleks, keskmine ja natukene peale alati huvi tekitanud. See konkursi number, iseenesest see kindlasti ei tohiks olla see, mis teid eemale peletab. Et meie ütleme küll, et tulge kindlasti, pange ennast proovile ja võib-olla see sisseastumise ja eriala valik konkursi järgi, et ma kindlasti sisse saaksin, kindlasti see ei ole päris õige, et kuulake ikka oma huvisid ja tulge kindlasti. Koosolek salvestatakse ja ilmselt lisatakse hiljem kodulehele. Vaatasin just kiirelt siin eelmisel aasta konkursi, siis maali on olnud 4,83 inimest ühele kohale. Et aga nagu ma ütlen, et meil käib 2 erialale see vastuvõtt, et see number on lihtsalt number, et oluline on ikkagi endale võimalus anda. Ja mina omalt poolt võiks seda lisada veel, et meil on ju aastate jooksul siin astunud sisse inimesi, kes ei ole kuidagi kunstiga seotud olnud varem ja nad isegi ei tea, kui andekad nad on. Aga meie vastuvõtukomisjonis on niivõrd kogenud kunstiõppejõud, et nad tajuvad selle juba kompositsiooni ülesannete pealt ära, kellel on täiesti loomupärane anne ja te ei pruugi seda ise üldse teada, kui andekad te olete, nii et tulge aga kõik julgesti katsetama. Siin on saadetud ka küsimusi veel õppimise kohta Pallases ja küsimus, kas Pallases makstakse heade õpitulemuste eest ka stipendiume. Et saan vastata, jah, makstakse ja esmalt kindlasti makstakse meil riikliku tulemusstipendiumi. Et kui teil on head õpitulemused, head hinded, siis pingeria alusel igal semestril siis parimate õpitulemustega üliõpilased saavad riikliku tulemusstipendiumi. Aga me oleme aastate jooksul viinud sisse ka mõned meie oma stipendiumid ja ka koostööpartneritega siis koos välja töötatud stipendiumid konkreetsete erialade üliõpilastele. Ja praegu siis Pallases õppivad üliõpilased saavad igal õppeaastal taotleda ka valdkonna stipendiumit. Et selleks peab juba jõudma siis 3. kursusele, juba ennast natukene oma valdkonnas, kas siis kunstid, restaureerimine või disain juba siis natukene rohkem näitama ja teostama ja siis on võimalus esitada oma portfoolio, motivatsioonikiri ja pälvida siis stipendium näiteks näituse projektiks, enese täiendamiseks, nii nagu te oma motivatsioonikirjas välja toote. Ja kui me alustasime nende stipendiumitega, siis me andsime igas valdkonnas välja 1, aga nüüd me oleme ka sellel aastal me leidsime võimaluse siis välja anda ka juba ühes valdkonnas mitu stipendiumit. Et see on midagi, mille peale tasub ka hakata kohe alguses mõtlema, kui eriala ja valdkond teid köidavad, siis olge aktiivsed, tehke natuke rohkem ja on võimalus see stipendium saada. Tekstiiliosakonnas on siis koostöös Tartu vallaga võimalik siis noorel tekstiilikunstnikul või disaineril saada samuti stipendiumi
Samamoodi siis tuleb esitada portfoolio ja näidata oma motivatsiooni. Ja ka maaliosakonnas on siis olnud pikka aega, siis on olnud meil ühte tüüpi stipendium koostöös suure ühe ehitusfirmaga, aga nüüd on see stipendium edasi liikunud, muutunud ja arenenud ja nüüd on maaliosakonna stipendiumiga siis võimalik ühel maaliosakonna üliõpilasel ka aasta jooksul läbi viia oma näituse projekt ja selle jaoks eraldatakse talle stipendiumi statuudi põhiselt ka näituse pind Tartu kunstimajas. Et lisaks sellele, et ta saab siis stipendiumi näituse korraldamiseks, saab ta ka näidata ennast väga prestiižses näituse kohas. Ja me töötame selle nimel, et sellised stipendiume tasahiljuga juurde tuleks. Et neid võimalusi meil on. Aga nüüd jälle, kui mõni küsimus on. Nii, küsimus tuli ettevalmistuskursuste kohta. Et tõepoolest, kui te vaatate juba ka meie tänase infopäeva lehele, kodulehel, siis te näete, et saab juba registreerida ettevalmistuskursustele. Et eelmisel aastal meil tõesti ettevalmistuskursusi ei toimunud, meil olidki sellised infopäevad veebis, aga sellel aastal siis otsustasime, et teeme ettevalmistuskursused ja ettevalmistuskursused on sellel aastal siis veebipõhised, nad on siis kontaktjuhendatud e-õppena ja see sisu samamoodi nagu ka varasemalt siis ettevalmistuskursustel lähtub siis nendest ülesannetest, mida te sisseastumisel peate lahendama. Ja sellel aastal siis on praegu juba planeeritud kompositsiooni ettevalmistuskursused. Üks on siis tasapinnalise kompositsiooni kursus ja teine on ruumilise kompositsiooni kursus. Ja juhendajateks on meie õppejõud, kes siis teavad ka meie sisseastumiseksamite korraldamise kohta. Ja need on tasulised. Et see tasu ei ole suur, aga kui te nüüd seda registreerimisinfot vaatate, siis seal on need konkreetsed tasud olemas. Et ma arvan tegelikult, et nende kursuste puhul see kindlustunne võib-olla, mida te saate nende ülesannete läbimisel juhendaja ja konsultatsiooni kaudu, et võib-olla see tasub ära, kui te tulete eksamitele. Nad on praegu sellised universaalsed, et kompositsioon on meil praktiliselt kõikide erialade vastuvõtu ülesannete seas, sellised üldised põhimõtted, ka oma aja planeerimine selle eksami tegemise ajal, et julgen neid soovitada ja minu meelest, kui te nüüd sinna vaatate, siis äkki kas üks oli 45 ja teine võib-olla ka, et vaadake, jälgige, peagi lisandub sinna ka portfooliokursus. Et kes on meediadisaini osakonna sisseastumisest huvitatud, siis ilmselt te saate täpsemat infot juba meediadisaini osakonna infotunnis, aga planeerimisel see kursus juba on ja peagi tuleb ka sellele registreerimise võimalus välja. Nii, aga chati on tulnud juba veel küsimusi, milline on tudengi elu. Loomulikult see on väga tähtis osa kõrgkoolis õppimisest ja mida teevad üliõpilase esindus ja üliõpilased. Et ma uurin, kas siin on meil äkki mõned Pallase üliõpilased ka meiega, kes võiksid seda paari sõnaga huvilistele öelda, et kuidas see tudengi elu meil siin käib. Tere, Diana! On küll üliõpilasi ka. Ja Miiaga meie mõlemad oleme üliõpilase esinduses ka. Ja ma arvan, et tudengi elu kohta on rohkem kindlasti rääkida siis, kui elu normaliseerub. Aga ega me praegu ei ole ka päris käed rüppes istunud. Et ma arvan, et Pallase tudengi elu on väga mõnus aeg ja ma kuulen päris palju enda tuttavatelt või sõpradelt, kes on käinud kuskil mujal ülikoolides, et meil on ikka hoopis teistmoodi elu kui näiteks inseneridel kuskil tõkas või Tallinna Tehnikaülikooli üldse õpilased on väga palju mulle öelnud, et see on lausa imelik, kui hästi me omavahel läbi saame ja et kui palju me saame koos korda saata. Ja see on täitsa normaalsus, et
et kaastudengid üksteise vastu huvi tunnevad ja ühiseid ettevõtmisi teevad. Minu arust on nagu ühtsustunne on täiega, et justkui kui me tahame kõik saada, mina olen maaliosakonnast, tahame kõik kunstnikeks saada või restauraatoriteks, et justkui oleme konkurendid. Aga minu arust me just nagu lükkame üksteist nagu edasi pingutama ja nagu teeme niisuguse ühise kunstnike grupi. Et Pallas on nagu pakkunud mulle nii palju häid suhteid ja nagu nii palju uusi võimalusi just nagu läbi inimestega suhtlemise. Et see on nagu väga tore kogemus olnud. Aitäh, et ma ise pean nüüd lisama, et tüdrukud on võib-olla veidi tagasihoidlikud veel sellega üliõpilasesinduse tegevuste valgustamisel, et tõepoolest, et ma pean siia poole, selle administratiivse poole ja ka õppejõudude poole pealt ütlema, et Pallase üliõpilasesindus on väga aktiivne, tegus, fantastiline seltskond ja Pallase üliõpilased samuti. Et väga mitmed asjad, mis meil kõrgkoolis on täna olemas, on tegelikult siin olemas just tänu üliõpilaste aktiivsusele ja initsiatiivile. Et võib-olla kõige viimane selline oluline asi on see, et meil on nüüd oma tekkel ja üliõpilasesindusest see idee tuli ja Kristiina Saar on samuti siis esinduse kaudu see kujundus tekkis ja ma arvan, et siia tasub ära mainida ka selle, et meie üliõpilasesinduse esimees Andre Maisväli eelmisel aastal, siis 2020 valiti aasta üliõpilasesindajaks. Ja see on tõesti meil 1000 korda ära teenitud. Et kogu selle suure õppekoormuse kõrvalt ja ka sellel aastal, eelmisel kevadel distantsõppe kõrvalt on üliõpilasesindus suutnud pakkuda teistele üliõpilastele ka näiteks sellist vaimset tuge, organiseerinud koolitusi, pakkunud välja juba järgmiseks sügiseks väga põnevaid valikaineid ja ka võimalusi sellel talvel teha koostööd erinevate ürituste institutsioonidega ja Lumelinna teha veel Tartu kesklinna, mis pakkus, ütleme ka sulanuna pakkus lastele veel päris palju rõõmu ja mida oli tore teha, aga väga raske ka. Et ühesõnaga soovitan selle seltskonnaga tõesti liituda, et see on inspireeriv ja tõmbab kaasa ja ka õppejõududele see aktiivsus mõjub hästi ja inspireerivalt. Selle Lumelinna ehitamise kohta ma lisaksin küll, et me ühiselt veendusime, et saada EAP Lumelinna ehitamise eest koos teiste õpilaste ja kooli juhtkonnaga on kindlasti kõige lõbusam EAP, mis meil üldse õnnestub ülikooli aastatel saada. Jah, et nagu te näete, siis vaba ja valikainete valik võib meil vahel olla väga mitmekesine. Loominguline. Jah. Aga skulptuuriüliõpilased kindlasti nagu eriti konkreetselt siis oma õppekava eesmärke seal Lumelinna juures ka täitsid, aga teised samamoodi. Kas on veel midagi, mida võiks sellest osast veel esile tuua või äkki tahab publik ka küsida? Nii, vaatan siia chatti. Et siin üliõpilasesinduse teemadel, tüdrukud jäävad veel meiega, et saab veel jooksvalt ka veel küsida ja katsume vastata kõik koos. Aga praegu on siis tulnud veel küsimusi, et kui väga mõjutab siis kooli sisseastumist see, kui on õppeaasta alguses plaanis võtta akadeemiline puhkus kaitseväe tõttu. Et see ei mõjuta kuidagi halvasti, et tõesti, kui on valik minna kaitseväkke esimesel kursusel, siis on see igati aktsepteeritav ja kui te soovite sisse astuda kindlasti peale gümnaasiumi lõpetamist või enne kaitseväkke minekut, siis see ei mõjuta kindlasti seda vastuvõtu otsust kuidagi. Sest ma lihtsalt võib-olla niimoodi tehniliselt räägin juurde, et tudengitel on ju õigus võtta akadeemilist puhkust kaitseväkke minekuks, eks ole. Siis on õigus võtta akadeemilist, kui me sellest juba räägime, omal soovil üks kord õpingute jooksul,
tervislikel põhjustel lausa 8 aastaks on võimalik võtta akadeemilist ja loomulikult lapse hoolduseks on võimalik võtta akadeemilist kuni lapse 3-aastaseks saamiseks. Ja akadeemiline puhkus on niisugune aeg, et siis teie nominaalne õppeaeg peatub lihtsalt ja kui tagasi tulete, siis jätkate sealt, kust pooleli jäi. Nii et selles mõttes see on kõik täiesti seadusega reguleeritud. Ja teil on õigus minna kaitseväkke, see on kõik korras. Aga siin on veel üks küsimus eesti keele kohta. Et nüüd need tudengid, kes võib-olla ei tunne ennast eesti keeles nii väga kindlalt, siis meil on niisugune võimalus, et te saate vaba ainena võtta eesti keele kursust Tartu Ülikoolist, sest kuna meil on lepingud teiste kõrgkoolidega ja meie tudengid saavad sealt võtta õppeaineid tasuta, nad ei pea selle eest maksma. Ja eesti keele kursusel käib päris palju tudengeid, kelle emakeel võib-olla ei ole eesti keel ja kes ei tunne ennast nii kindlana, et siis nad saavad registreeruda külalisüliõpilaseks Tartu Ülikooli avalduse alusel, teevad seal, valivad kursuse välja ja saavad käia eesti keeles. Et isegi soovitaks väga, kui keegi tunneb, et tal on tarvis, sest et Tartu Ülikooli keeleõppe metoodika on ikkagi niivõrd hea, et sealt saavad paljud abi ja tunnevad kohe, et sellest on kasu. Nii, aga küsige julgelt veel. Ma lisaksin ise ka selle keeleõppe teema kohta, et näiteks Mali osakonnas on üks tudeng, kes on rahvuselt prantslane ja temal on ka näiteks raskem eesti keeles mingite spetsiifiliste teemadega tegeleda, kuigi igapäevasuhtluses on ta väga heal tasemel. Ja mina leian küll, et tal on ikkagi olnud võimalik siin õppida, et me teeme rühmatöid niimoodi, et jaotame ära, et mina saan teha näiteks selle kirjaliku poole, kus tema kardab vigu teha, aga samal ajal õpib sellest juurde või siis üldse ma arvan, et kaastudengid on selle keele poole pealt väga toetavad. Samamoodi on näiteks õpilasi, kellel põhiline keel oleks vene keel, aga mulle tundub, et saavad ikkagi hästi hakkama ja kui kaasõpilased toetavad, siis ma arvan, et see keele teema ei ole üldse ületamatu, et Pallases õppida, sest meil on ikkagi paljud tähtsad ained praktilised ja seal ei olegi nii oluline see keeleoskus, kuivõrd huvi selle aine vastu. Ma just tahtsin ka välja tuua enda osakonnast Annat, kes ongi siis Prantsusmaalt pärit, et meil tuli nüüd uus osakonna juhataja, Margus, ja tema oskab näiteks prantsuse keelt, nii et nüüd nemad suhtlevad omavahel hoopiski prantsuse keeles. Ja Annaga on minu arust tõesti väga huvitav, et ta nagu ei saagi ennast alati seletada eesti keeles kõige paremini, aga siis meie räägime näiteks temaga inglise keeles ja seletame õppejõule, kes ei oska kõige paremini inglise keelt. Et nagu kõik aitavad üksteist, kui kellelgi on mingi keeleline probleem või näiteks meil on ka loovkirjutamine meie rektoriga ja siis valikainena. Ja seal ka on üks tüdruk, kes räägib pigem vene keeles ja õppejõule sobis väga hästi, et ta kirjutabki vene keeles. Et õppejõud on igas aines väga vastutulelikud. Jah, et ma liitun Miia selle kirjeldusega, et tõepoolest, et meil selline suhtlus õppetöö käigus kindlasti aitab selle keelega hakkama saada ja meil kindlasti on ka mõnel aastal niimoodi, et lõputöö tekst kirjutatakse inglise keeles, see kaitstakse eesti keeles ja ei ole probleemi, aga juhtub ka seda, et teise õppekeelega inimene kirjutab selle lõputöö ka puhtalt eesti keeles. Et see sõltub ja meil on need võimalused paindlikud ja kindlasti, kui ise huvi tunda, siis saab selle õppekavaga hakkama. Nii, aga vahepeal on tulnud küsimus ka rahvusvahelistumise kohta ja tõepoolest, et kuigi siin vahepeal on see olnud selline keeruline teema, just selline välissuhtlus ja välismaal õppimine,
aga ikkagi me saame öelda, et ka praegu hetkel on meie tudengid Erasmus+ programmiga Euroopa kõrgkoolides õppimas ja ka meil on siis hetkel, kui ma nüüd peast õigesti mäletan, 3 Erasmuslast 2 osakonnas, et see õpiränne ei ole meil katkenud, oleme lihtsalt hästi ettevaatlikud. Meie suurepärane rahvusvaheliste suhete juht Riina Kendrikson nõustab individuaalselt kõiki siia õppima tulla soovijaid ja õppima minema soovijaid. Aga Pallas on siis liitunud Erasmus+ programmiga ja Euroopa-sisene õpiränne siis toimub meil regulaarselt, et igal aastal on siis meil võimalik tudengitel kandideerida siis meie partnerkooli õppima, samuti on võimalik kandideerida välisettevõttesse praktikale minekuks ja on võimalik lõpuks kandideerida veel lõpetamisjärgsele praktikale välismaale ja meie üliõpilased kasutavad seda võimalust väga agaralt ja soovitame seda siis ise ka, et selline rahvusvaheline kogemus on kõigil, kes vähegi soovivad võimalus siis Pallases õppimise ajal saada. Et kuna meie erialad on sellised nii väga praktilised ja ka loomingulised, et võib-olla tõesti sellisel kunsti erialadel ongi natukene kergem seda semestrit õppida teises kõrgkoolis ja selles mõttes või selle tõttu on ka meie Erasmuses õppijate protsent olnud alati kõrge, aga ma soovitan minna tõesti, kui sellised plaanid juba praegu peas liiguvad, minna meie kodulehele ja otsida sealt Erasmus+ programm üles ja sealt te näete, kui palju siis tegelikult Pallasel on neid partnereid. Sinna 50 kanti meie partnerkõrgkoolide arv jääb ja ka igal erialal on tegelikult võib-olla välja kujunenud sellised natukene veel tihedamad partnerid, kus on juba teada, et saab mingeid spetsiifilisi oskusi omandada, kus on head kontaktid ja kus siis vastastikku suheldakse ka õppejõudude tasemel. Et absoluutselt, kui te tulete meile õppima, siis Erasmuse üliõpilasvahetus on teie jaoks võimalusena olemas ja lausa soovitatav. Nii, on tulnud veel küsimusi. Mitu üliõpilast ühele erialale vastu võetakse? Jah, tõepoolest meil on kinnitatud vastuvõtuarvud ja need vastuvõtuarvud siis lähtuvad meie võimalustest, et ka Pallas ei ole kummist, et seadmete taha ja stuudiotesse mahub meile ikkagi lõpuks teatud arv üliõpilasi ja keskmine või selline peamine number enamikel erialadel on 10 ja siis mõnel populaarsemal erialal või siis natuke rohkem mahutaval erialal on ta ka rohkem, fotograafias näiteks on 12, mööblidisainis vist oli ka 12, aga nad jäävad sinna 10 ja 14 vahele. Et mitte rohkem ja sellega siis see info. Aga jälle ma ütlen, et ärge laske sellest konkursist ja vastuvõtu arvust ennast peletada. Nii, aga küsige veel. Et kindlasti saate veel konkreetse eriala kohta küsida eriala infotunnis ka, et tõesti, et meie eelmise aasta vastuvõtt mõnel erialal võis olla natukene kõrgema arvuga, aga üldiselt meil on see optimaalne arv, kus me suudame siis teile pakkuda sellist kõige paremat õpikogemust. Aga neid küsimusi on siis saadetud veel. Nii praegu tuli ka chatti küsimus, mida saab oodata sisseastumiseksamist. Et sisseastumiseksamite täpsemad kirjeldused saavad siis sisseastujatele olema saadaval sisseastumiste infosüsteemis SAIS. Et võib-olla õppejuht Janne siin saab ka natukene selle kohta öelda. Tuleb info
maikuus ilmselt juba kõik ilusti leitav avalikus vaates, iga eriala põhiselt näed ära, missugused erialaeksamid teid ootavad, lühikirjeldused on seal ilusti kenasti nähtavad. Ja kindlasti tulevad ka vist mingisugused meil infotunnid veel enne vastuvõttu, et kus saab siis eriala spetsiifiliselt, kui olete juba tutvunud erialaeksami kirjeldustega, juurde küsida nende kompa ülesannete kohta või siis portfoolio kohta detailsemalt, kui tekib küsimusi ja jääb arusaamatuks. Rohkem nagu praegu ei ütlekski lihtsalt, et kõik on oodatud esitama oma avaldust, kel vähegi soovi on tulla õppima 1. juunist sisseastumise infosüsteemis SAIS kaudu kuni 27. juuni südaööni. Ja nõutav on siis ainult keskharidus, et me neid eelnevaid hindeid siin kuidagi ei kalkuleeri, et loeb ainult siis teie erialaeksamite sooritus. Jah, et juba aastaid tõesti Pallas riigieksami tulemusi ka teilt ei oota, et te neid esitaksite, vaid teie sooritus sisseastumiseksamitel on see, mis teid siis Pallasesse sisse toob. Natukene veel ma võin neid sisseastumiseksameid avada, et selline kompositsiooniline mõtlemine eriala kontekstis on kindlasti oluline. Kui te tulete fotograafia erialale, siis võib karta, et te peate pildistamist ka natukene proovima ja nii edasi, et see eriala fookus on seal kindlasti olemas ja soovitan täna kindlasti minna siis huvipakkuva eriala infotundi ja seal saate kindlasti juba natukene täpsemalt selle konkreetse eriala ootuste kohta siis sisseastumisel teada. Aga nagu Janne ka ütles, et meil on plaanis teha siis suve alguses veel ühed infotunnid ja just siis, kui ka SAIS-is on juba need sisseastumiseksamite täpsemad kirjeldused ja vajaminevad vahendid ja juhised näha, et siis saab juba konkreetselt küsida ühe või teise eksami kohta veel, natukene rahustada ennast enne eksamitele tulekut. Et jälgige jälle ikka aeg-ajalt meie kodulehte ja see info siis sinna ka tuleb ja siis saate veel natukene täpsemat infot juba siis, kui kogu info on SAIS-is olemas. Nii, vaatame. Nii, ja just ongi üks küsimus, mis on ette tulnud ja just ka plaanisime vastata. Et see puudutab siis eelnevat samal õppetasemel õppimist, et kui on üks bakalaureusekraad juba on või samas õppeastmes on siis läbitud üks või saadud üks kõrgharidus, et kas siis on võimalik tasuta õppida. Et üldiselt on muidugi niimoodi, et kui te olete selle Eestis läbinud, olete siis õppinud sama kõrgharidustaseme õppes vähemalt poole õppekava kestusest juba tasuta ja sellesse õppe vastuvõtmisest on möödas siis lühem aeg kui õppekava 3-kordne või siis integreeritud baka- ja magistriõppe korral siis 2-kordne nominaalkestus, et siis tuleb need õppekulud hüvitada. Aga siin on konkreetselt ka teise riigi kõrghariduse kohta küsimus, et niikuinii, kui te tulete siis teises riigis omandatud kõrgharidusega meile sisse astuma, siis kõigepealt te peate oma lõpudokumendid esitama ENIC Narikusse, kes annab siis neile hinnangu, et sealt saab siis täpsemalt ikkagi ka vastuse, kas ja kuidas see kvalifitseerub siis meie sisseastumise puhul, et Piret Mägiste õppeosakonnast temaga täpselt suhtleb meil alati sellel teemal, ta saab veel täpsustada. Nii, ja on mikrofon kinni Piretil ka. Vabandust. ENIC Narik vaatab dokumendid üle tavaliselt ja siis saadab meile kirja, et kas teil on ligipääs kõrgharidusele või mitte. Praegu meil, ütleme, vabariigi seadusandlus seda täpselt ei sätesta, et kui te olete mujal riigis õppinud bakalaureuse tasemel, et kas te siis saate meie riigis õppida ka veel tasuta. Aga ma arvan, et kuna seaduses seda välja pole toodud, et siis see on ikkagi pigem ei. Aga igal juhul me küsime selle konkreetse juhuse puhul alati üle. Et praegu me ei saa kindlalt väita, et kui te olete mujal riigis bakalaureuse tasemel õppinud, et te siis meie
Eesti Vabariigis uuesti saaksite tasuta õppida, sest seadus ütleb üheselt, et samal tasemel õpitud enam tasuta ei saa teist korda õppida. Nii, küsimus on paberidokumendi restaureerimise kohta. Et paberi restaureerimist saab õppida meil nahadisaini osakonnas, kus on siis spetsialiseerumine nii disaini suunale kui konserveerimisele, restaureerimisele. Et just paberi konserveerimine, restaureerimine on kindlasti üks selle eriala spetsiifika. Kui teid huvitab ka tapeedi restaureerimine, siis muidugi ka maali osakonna konserveerimissuund on ka see, mis võib siis köita. Aga väga tugev paberi konserveerimine on meil siis nahadisaini osakonnas. Nii, aga küsige veel, kas kirjalikult või suuliselt. Ja, tähendab, et meil toimub õpe siis täis- ja osakoormusega õppes. Et enamasti kasutavad kõik tudengid täiskoormusega õppe võimalust, sest osakoormusega õpe on tasuline õpe. Ja see tähendab seda, et te peaksite semestris maksma õppetasu, õppeteenustasu, olenemata siis sellest, kui palju te neid punkte jõuate teha, muidugi teatud miinimumpunkti maht on nõutud siiski ka osakoormusega õppes, et peab olema tehtud vähemalt 50% õppekava maksimummahust sellest semestrimahust nii-öelda. Aga mina ütleks niimoodi, et esialgu esimesel semestril tasub ikkagi proovida täiskoormusega õpet ja kui ei tule välja, siis saab alati osakoormusega õppesse üle minna. Et selles mõttes saab ju katsetada võimalusi siin võtat ja mingisugust muid kokkuleppeid võib-olla, et proovige ikkagi täiskoormusega õpet. Et osakoormusega õpivad meil ainult need tudengid, kes on juba varem õppinud sarnasel tasemel ja nad lihtsalt ei saa tasuta enam teist korda õppida. Aga ülejäänud tudengid ikka üritavad kõik täiskoormusega õppes püsida. Nii, siin tuli vahepeal küsimus, kas koolil on raamatukogu? Jah, koolil on raamatukogu, mis kuulub siis ka Eesti Kunstiraamatukogude ühendusse ja raamatukogu ei ole meil siis mitte ainult selline eriala kirjanduse ja vanematel lõputööde ja sellise laiema valdkonna materjali laenutamise ja kasutamise koht, vaid raamatukogu on ka meil selline väike kultuurikeskus, kus toimub erinevaid üritusi ja muud. Et jah, on. Ja meie raamatukogu töötab vajadusel ka kaugraamatukoguna, nagu me oleme siin keerulistematel aegadel katsetanud. Et on. Võib-olla veel vahepeal täpsustaksin õppevormide kohta ka seda, et meil on võimalik õppida ka eksternõppes. Et see tähendab nüüd seda, et üliõpilane teeb samamoodi sisseastumiseksamid ja ta soovibki kandideerida eksternõppesse, mis tähendab seda, et tal ei ole nagu mingisugust ainepunktide läbimise sellist kohustuslikku nõuet semestris, et ta käib nendes loengutes, kus ta saab käia ja semestri alguses ta valib need kursused välja ja nende valitud kursuste põhjal siis vormistatakse talle arve. Et see on nüüd ka üks võimalus, kui keegi tõesti peab tööl käima ja ta ei saa tulla ei täis- ega osakoormusega õppesse, et siis ta leiab mingisugused kursused, mida ta on võimeline võtma semestri jooksul oma töökoormuse kõrvalt. Ja sellele vastavalt siis väljastatakse talle arve. Ja eksternõppes õppimine on samamoodi tasemeõppes õppimine ja kui kõik õppekava on läbitud, talle väljastatakse täpselt samasugune diplom nagu teistele, lihtsalt õppevorm on eksternõppe. Aga mida peab siin arvestama? See, et eksternina õppides ei ole üliõpilasele
kaasnevaid õigusi, et te ei saa üliõpilaspiletit, ei ole võimalik taotleda õppetoetust ega võtta õppelaenu ja nii edasi. Aga muidu õppida nagu selles vormis on ka võimalik veel. Nii, et siin on chatis on vahepeal veel ka siis juttu rakenduskõrghariduse taseme ja bakalaureuse taseme õppest. Et ma siis toon selle veel selles kontekstis välja ka, et alates 2019. aastast uue kõrgharidusseaduse jõustumisest siis ka Pallase lõpetajad, rakenduskõrghariduse õppekava lõpetajad saavad kõrgkooli lõpetamisel bakalaureuse kraadi. Ja tegelikult oli võimalus nii välismaal edasi õppida kui Eestis minna magistritaseme õppesse loomulikult olemas ka varem, aga praegu on see rakenduskõrghariduse õppekavadel lõpetajatel lihtsalt veel lihtsam ja selgem, et kui te otsustate peale rakenduskõrgkooli lõpetamist minna edasi näiteks mõnda välismaa kõrgkooli magistriõppesse, siis just see bakalaureuse kraadi olemasolu teeb selle edasiõppimise lihtsaks ja võib-olla te ei pea nii palju selgitama selle eelneva õppetaseme kohta. Nii, aga kas on veel mõningaid küsimusi? Erialade sissesaamise kohta. Et kas siis praktilised oskused ja motivatsioon on see, mis mõjutab või hoopis valdkonnaga seotud varasemad teadmised, ülevaade ajaloost. Noh, ilmselt on kõik need faktorid ikkagi omal kombel olulised, sellepärast, et see kõik tuleneb ju sellest, kui palju see eriala teid huvitab, et praktilised oskused üldiselt on eeldus, et te tulete ja õpite kõrgkoolis, et selleks te siia tulete ja see motivatsioon on kindlasti tähtis, aga see valdkonnaga seotud varasemad teadmised, et võib-olla need ei pea tingimata olema kõik teadmised, vaid te peate nagu suutma motivatsioonieksamil siis veenda, et te tõesti tunnete selle eriala vastu huvi, et kogu see silmaring, mis teil on erialaga seotud, et te oskate selle esile tuua. Aga kindlasti te tulete siia kõrgkooli seda eriala õppima. Et see, kas te nüüd oskate enne mingeid konkreetseid oskusi, et see ei ole kindlasti see määrav osa. Kas Pallasel on oma kooli psühholoog? Meil on kokkulepe siis psühholoogiga, kes meie üliõpilastele vajadusel osutab nõustamisteenust ja selles mõttes on see kontakt siis alati võimalik, et meil otseselt koha peal kogu aeg ühtegi psühholoogi ei ole, aga kui tekib vajadus, siis on ka see võimalus. Oli küsimus raamatukogu kohta, et võime siis öelda, mis meil Pallases veel on selle õppimisvõimaluste kõrval. Meil on raamatukogu, meil on kohvik, meil on graafikastuudio, meil on suur fotostuudio, meil on oma galeri Pallas, mis asub siis Riia tänaval, kohe Tartu kesklinnas ja kus on siis võimalik erinevaid näitusi külastada ja tavaolukorras on võimalik siis iga aasta juuni alguses hakata tutvuma ka meie lõputöödega ja nende kaudu siis meie erialadega. Et kas see sellel aastal võimalik on, näituse me paneme kindlasti üles, aga seda siis näeb. Aga ühesõnaga meil on päris palju muud. Siis, kui ei ole parasjagu eriolukord, siis meie üliõpilased üliõpilasesinduse organiseerimisel käivad võrkpalli, korvpalli mängimas ja selliseid ühistegevusi on veel. Ja kindlasti on ka igal erialal midagi, mis on eriline ja neile omane ja mille kohta te saate siis küsida juba osakonna infotunnis täpsemalt.
Nii, portfoolio kohta siis sisseastumiseksamite kontekstis, et portfoolio on siis osa meediadisaini osakonna sisseastumiseksamitest. Et teiste erialade puhul, kui te tõesti olete juba valdkonnas, mis on siis selle valitud erialaga seotud, pikemalt tegelenud ja teil on tõesti kogunenud selline portfoolio, siis võite kindlasti seda portfooliot esitleda ka mõne muu eriala motivatsioonieksamil, et saate seda jagada või näidata siis, meil on virtuaalsed sisseastumiseksamid, saate seda esitleda failina, aga nõutav konkreetsete tingimustega portfoolio sisseastumiseksamite osana on siis meediadisaini osakonnas. Et hetkel ma ei saa täpsemalt öelda, kas mõni osakond veel portfooliot nõudis, eelmisel aastal nõudis seda ka Maali osakond, aga nende portfoolio oli jälle selliste võib-olla paindlikumate nõuetega. Meediadisaini osakonna portfoolio üldisemad nõuded on tegelikult ka kodulehel sisseastumiste korduma kippuvate küsimuste all juba ära toodud, sest see on igal aastal selline aktuaalne teema. Aga jah, teistel erialadel meil portfooliot nõutud ei ole. Võib-olla veel selle sisseastumise juures ma siin täpsustaks ühte asja. Meile tuli Eniknarikust kiri, et sel aastal Eesti kõrgkoolidesse sisseastumisel, kes lõpetavad nüüd kevadel Venemaal selle gümnaasiumi ehk keskkooli, jah, et siis tuleb esitada koos keskkooli lõputunnistusega kas siis 2 eksami, matemaatika ja vene keele tulemused või siis ühe selle mingi EG eksam, mis on ainult vene keel. Et mõlemad variandid sobivad Eestisse sisseastumisel, aga peab olema kindlasti üks nendest 2 versioonist teil olemas ja nad soovitavad seda eksami tulemuste kohta paberit küsida koolist. Et tavaliselt vist on niimoodi, et Venemaal need sisestatakse ka mingitesse andmebaasidesse, aga sealt on pärast väga raske seda tõendit kätte saada, et mis tulemusel te sooritasite ja kuidas te sooritasite. Et kui te olete need eksamid teinud, siis küsige koolis selle kohta ka tõend. Et kas siis on vene keele ja matemaatika kohta tõend või siis see üks suurem vene keele eksam tähisega EG. Jah. Niisuguse info saime Eniknarikust praegu. Nii, aga kas on veel küsimusi, kas sisseastumiste või õppimise kohta Pallases? Nii, kui teil hetkel küsimusi ei tule, siis mina küsiksin teie käest, et kas teil kõigil, kes olete siia kokku kogunenud, on siis plaanis tulla Pallase sisseastumiseksamitele? Aga miks ka mitte? Eks ole ju. Jah, tuli vastus siia chatti ja veel, et tore on seda näha ja kuulda ja meil on väga hea meel, et nii palju huvilisi siin täna on. Ja kindlasti me kohtume veel ühes infotunnis siis, kui juba saisi saab avaldusi esitada ja teil on ka sisseastumiseksamite kohta küsimusi. Ja me ootame teie küsimusi ka vahepeal tõesti, et kui tekib midagi, mida te ei ole täna suutnud küsida või pole vastust saanud või midagi on vaja veel täpsustada, siis saab saata meile selle küsimuse ja me ikka vastame. Ja ootame teid siis nii ettevalmistuskursustele kui sisseastumiseksamitele ja kuna need on ka sellel aastal virtuaalselt, siis tõesti, et on kõigil võimalus, et kui te viibite ka sellel hetkel välismaal või viibite eneseisolatsioonis, siis sellepärast see sisseastumine ära ei pea jääma. Nii.
ja kindlasti julgege tulla eksamile, et julge pealehakkamine on pool võitu ja see julgus tulla eksamile, see on ju esimene näide sellest, et te olete motiveeritud sellel erialal oma õpinguteed jätkama. Aga meie siin soovitame teil siis liituda, mõned on võib-olla juba liituda siis teile huvipakkuvate erialade infotundidega, küsida sealt eriala kohta veel nii palju, kui vähegi jaksate ja kohtumisteni. Olete väga oodatud kandideerima, kirjutage, helistage, kui midagi jäi veel segaseks või soovite keegi küsida. Ja aitäh teile! Aitäh! Kõike head!